No tere! Täna me teeme väga lihtsat asja ja sükest sööki, mis on hakkliakaste või hakklia, kumb nüüd õigem öelda. Mõtlesin tegelikult teha kartuliputru ja hakklihaga. Me teinud enne makaroni hakklihaga. Siis oleme teinud hakkliakastet kartuliga, hakkliha suppi näiteks oleme teinud ja niimoodi, aga täna me teeme lihtsalt toitu, ma ei tea, kuidas teile seda öelda, aga see on nii lihtne ja ma ei tea, kas seda on huvitav vaadata või jälgida, aga ma lihtsalt pakun teile võimaluse lihtsalt selle võimaluse, et te saaksite näha, mismoodi ma seda teen. Praegu ma hakkin sibulat, pärast siis ruunistan sibula, siis enne seda hakin või lõikun, kuidas öelda, hakkliha kõik peeneks ja siis kartulipuder on meil siis nüüd väga lihtne. Siuke jahu on olemas, millest paned sooja vee peale ja siis saab pudru valmis, siis segad seda korduvalt ja paned vett juurde niimoodi vastavalt, kuidas ise soovid, kas saad paksemat putru või natuke vedelamat putru. Meie eelmine kord tegime vedelamat putru, aga me teinud eelmine kord hakklihaga. Aga seekord me teeme hakklihaga. Eelmine kord me tegime putru niimoodi, ütleme, lihtsalt panime sinna mingid, praadisime siin neid frikadelle ja igast muid lihapalle ja igast muid. Nüüd on see asi, et me hakkime siin ja see asi, et kuna nüüd on siuke aeg mul, kus ma pean süüa tegema iga päev rohkem kui tavaliselt, siis ma seda teen ja muidugi mõte selline, mis ikka hommikuti kargab pähe, et mida siis teha. No ja siis ma mõtlengi välja, et okei, täna teeme seda, aga vahel tuleb tunne, et võiks ka pannkooke teha uuesti. Eks seda veel vaatame mingi aeg me oleme teinud, aga seekord meil see pannkoogi jahu. Pannkoogi. Vabandust. Jaa. Ma ei tea, mis see on mingisugune õhkõre või see on aknad küll lahti igal pool, aga ma ei tea, mis see siis on. Asjaolude tõttu lihtsalt täna mingi imeväel videole peab minema see köha ka, sest see nagu ette programmeeritud. Naljakas küll seda öelda, aga imelik, et ennem ei olnud köha ja hääl kuidagi, kui ma räägin, siis see hääl ka kuskil ära, siis tuleb köha suke. Aga me siin nüüd hakkime seda sibulat niimoodi ja see on lihtne ja kiire ja kiire toit on ja siuke lihtne, et igaüks saab seda teha ja kõik on igal juhul teinud seda ja kunagi me teeme Hiina kapsas alatit, aga täna me seda ka ei tee.
noh, igaüks hakib nii peeneks kui tahab, on ju seda sibulat, on ju. Meie teeme niimoodi, on ju. Täna siis on see, ütleme, et täna on üle 30 kraadi õues kuumust. Ja täna on 27. juuni aastal 2026. Jaanipäev läks meil päris hästi. Saime seal algusest kuni lõpuni olla ja ka lähme söögi peale tagasi, et ega meil on siin plaanis veel teha midagi. Näiteks meil on teha siin üks päev akliakastet näiteks, kui me aklia uuesti saame. Ja siis mingisuguse, noh, ütleme mingisuguse asjaga, kas noh, ma teagi täpselt praegu mingisuguste makaroni, kartulite asjadega, aga mis puutub siis nüüd mingisuguse muu asjasse, siis ega meil eriti suurt muud ei olegi siin ööpajatoitu me tegema ei ole veel plaanis hakanud. Ja nii ongi. Aklia sulab praegu. Küllaltki vaja veel sulada. Anja. Et hetkeline siis vahepaus siis, kui meil uuesti alustame. Joaks paus. No nii. Meil siis paus lahti. Meil on nüüd siis aklia paneme selle aklia meil nüüd sulanud ilusti. Nii. Et paneme selle siia peale. Aga mul on see asi, et ma pean ühe töö ära tegema, mis kui see nüüd ära puunistab siin, siis on see asi, et ma praegu oli hetkel ja nüüd on meil siin akliha. Me tükeldame seda nüüd siis ilusti niimoodi ära. Natuke meil on. Aga annab teha. Meil on siin üks külaline ka, kes tuli õuest, kui te kuulete. Ei taha aga kuidagi ära minna siit. Ei tea, mis plaanid sellel väiksel tegelasel meil siin on. Aga me saime nüüd selle ilusti ära sulatatud. Pliit soojeneb ja siis saame edasi majandada, et sigu ära praadida, aga praegu on see meil see protsess ja
ma ei hakanud mingit kaussi praegu võtma siin, et võib-olla saab niimoodi ka. Ma tean, et teised teavad kindlasti teistmoodi. Veel infoks seda ka, et me võime teha salatit ka juurde. Aga selleks me lihtsalt peame korraks poes käima, et siis pärast näidata teile seda salati tegemist ka. See on suvine salat, mingisugune selline oma mäemarguse margusmäe retsepti järgi mingisugune salat. Igaüks teeb oma moodi, aga noh, eks paistab siis, mismoodi meie seda teeme. Ma tean seda ka, et kui paned pannile, eks ole, et siis nagu tükeldad siis ära. Aga ma arvan, et ma päris nii ei tee. Teen jälle margusmäe retsepti järgi natuke. Ma armastan niimoodi öelda, et kui päris nii ei tule nagu teised teevad seda, siis margusmäe retsepti järgi, eks ole. Et me oleme teinud siin siis eelneval korral makaroni hakklihaga. Seekord ütleme siis teile juba ära, et karklipudru pulber on meil veega juba sooja hästi kuuma sellise veega läbi lastud, nii et pudru on juba valmis. Ja tegin seda siis niimoodi, et kuna ma armastan soolast hästi palju, siis tegingi nagu natuke soolasema kui teised näiteks. Võib-olla osa lihtsalt armastab magedat ja mõni armastab soolast ja mina armastan soolast. Nii. Okei, valmis. Selline on siis, näeb välja meie hakkliha hakituna. No nii, meil on siin nagu panni peal hakitud sibul. Kartlipuder on meil juba, me peame seda natuke vist veel segama, siin on meil natuke vaja vist vedelamaks seda asja teha, aga me paneme nüüd selle tööle siin ja siis me võtame sellise vahendi siin. Tähendab, meil on selline asi, et me teeme täna väga lihtsat toitu, armsad sõbrad. Me teeme nii väga lihtsat toitu, et lihtsamat toitu vist ei olegi. Ma ei tea, kas keegi on ka YouTube'i kunagi nii lihtsat toidu asja valmistamist üles pannud, aga mina siis olen ilmselt esimene kord. Kui ma millegipärast arvan, et on neid teisi ka kellegi, mis siin ikka, vahest tuleb lihtsalt lihtsamaid asju ka näidata, mitte kogu aeg mingisuguseid keerulisi asju, aga mõned inimesed armastavad vaadata keerulisemaid, mõned lihtsamaid igasuguseid toiduvalmistusi ja neid retsepte igast, ja salati ja valmistamise igasuguseid. Ma ka olen teinud siin kapsasalatit ja kõik asju, aga seekord me mõtlesime teha sellise lihtsa toidu, mis on
noh, kui teil on kõht tühi ja teil pole midagi eriti poest toodud ja teil on siuke, noh, kartuli, noh, pudrupulber näiteks. Ja teil ei ole nagu kartulit ega midagi, siis te saate selle asja teha, sellise söögi. Ja kuna, noh, kartulipuder on nagu kartulipuder, siis nagu kõrval ikka midagi vaja, midagi, noh, normaalselt teha. Mis, noh, liha ja sükest asja. Et sibul ja pruunistame sibula ja paneme hakkliha, tükeldame selle ära ja siis teeme valmis ja siis lisame selle kartulipudrule lihtsalt selle peale kõik siia. Mitte me jätta siia seda pannile seda hakkliha, vaid me lisame sinna. Muidugi võiks teha ka hakkliha kastet, no see on ka, see on ainult see, et paned lihtsalt vett juurde ja no see hakkliha kastme. Aga seekord, tavaliselt on teinud hakkliha kastet varem mingi aeg, aga seekord me mõtleme teha lihtsalt kartulipudru hakklihaga. Siia me lisame veel sellist asja nagu sidrunipipar, sellist sidrunipipar, eks ole. Nii. Ja okei, näitame teile seda hästi lihtsam. Seekord meil ei ole muusikat taustal siin, aga me võime tausta muusika panna ja me võime teha ka sellise nagu, et teil oleks lihtsam. Võib-olla teil siis, ma ei tea, kuidas te siis, noh, jah, mõtle midagi välja, kuidas teil seda mugavam vaadata oleks seda videot. Et ära ei pidi. Põhiline on see. Sibul tuleb ilusti ära pruunistada, see on kindel. Kõik, kes teavad, teate, mul lemmik on tegelikult hakkliha. Ja ma ei tea, miks, aga mul lihtsalt, ma mingi aeg kindlasti näitan teile ka, kuidas ma kotette valmistan. Aga praegu, noh, hakkliha kaste ja hakkliha ja üldse see hakkliha tooted kõik, mis on mul lemmikud on. Et see on küll, no nüüd hakkab uuesti pruuniks minema. Ja, et see hästi pruuniks tuleb teha, kõik teate seda juba, kes söögiga tegelevad, kõik teavad juba seda, mis sest igaga toonitada, aga noh, igaks jooks, mine tea, võib-olla mõni inimene, kes ei ole veel sükese asjaga tegelenud, äkki alles õpib sellist asja, mine tea. Mina kunagi võin saladuskatte alt öelda, et ma ei tea miks, aga midagi pärast ei osanud teha selliseid asju nagu kastmed ja asju. Ja mingi aeg õppisin ära. Ma tean, see on ju nii lihtne tegelikult. Jah, aga no mis, mõni inimene lihtsalt ei õpi kohe kõik asju ära. Kuna me tähed, aga see on nii lihtne. Nüüd pruunistame sibula ära lihtsalt. Ma ei tea, kuidas keegi, aga mina arvan, et sibul peab olema korralikult pruunistatud. Nii korralikult kui võimalik. Ja noh, muidugi võib lisada ka siia, ma ei tea. Ma arvan, et kui me rääkisime salatist, siis võib-olla salat võiks olla porgand, till, kurk. Till, kurk, tomat, porgand võib ka olla, kui väga tahad või pea. No, ja õli ja siis mingisugust jälle sidrunipipart ja kõike. Ja kõike asju võib sinna lisada. Nii.
Saame nüüd hakkliha. Seda on olnud tükeldada vaja. Ja kõigepealt segame kokku. Annan segame enam ära. Ja tuleb ikka tükid. No mõnedele mõningad tuleb lihtsalt suuremad tükid, aga need võib täiesti peeneks teha ju. Ja kui mida lihtsamalt saab teha. Ja siis sidu ei lipa muidugi. Seda me paneme niimoodi. Jälle Margus Mäe retsepti järgi igaüks teeb oma moodi. Mina armastan ikka öelda, et Margus Mäe retsepti järgi tähendab, et mina Margus Mäe teen oma retsepti järgi. Noh, tuli hea mõte praegu, aga ma ei tea, kui hea mõte see on. Kas keegi kunagi nii on teinud muidugi. Kartulipuder panna pannile koos selle hakklihaga, et ei ole vaja enam poti. Soojendus lihtsalt selle niimoodi panniga ka. Ma ei tea, see on imelik mõelda. Võib-olla ei tee ka, et on. Võib-olla teine kord. Ma ei tea, miks meil ikka naegatus mõte tuleb. Natukene veel, et pruunimaks läheb. On valmis. No ütleme, et kartulipuder on meil selline, noh, kuidas öelda, selline, noh, veidi paksuvõitu, eks. Aga me näitame, me peame seda vett natuke juurde panema. Selleks me paneme alias vee keema. No nii, armsad sõbrad, minu suur erinevus kartulipudru valmistamise ja hakkliha
ka koos serveeris, vabandust, kartulipudru ja hakliaga koos söök, selline retsept, mis mul on Margus Mäe retsepti järgi, nagu ma ütlesin, siis mina teengi nii, nagu minu retsept ette näeb ja see on natuke erilisem kui teistel muidugi. See tähendab seda, et hakliha läheb kartulipudru sisse. Teistel muidugi ei lähe see, sest nemad teevad eraldi seda panni peale ja ka nii, aga Margus Mäe retsepti järgi. Aga paneme siin siis nüüd see kann siin. Paneme seda vetsi ja natukene ja tahame pudru natuke vedenemaks lisada ja siis nüüd näete seda protsessi, mis tegelikult selle pulbri puhulgi oli, et kui pulber oli, siis panid vett ja siis ta läks natuke, siis ta läks juba kartulipudru moodi, aga me tahame natuke seda natukene siin no näitame teile ikka niimoodi. Noh, ta on ikka päris paks veel. Paljud teevad ka piimaga, nii et ja võiga ja ma ei tea mis asjaga. No, natuke paremaks läheb see. Natuke parem. Ei ole nii paks. Nii. Margus Mäe retsepti järgi käib see asi, noh, vahet pole. Minu maitse täiesti. Paneme natuke kaadrit paika rohkem. Et on näha. Me näitame niimoodi. See on ka näha ilusti. Nii. Ja minu retsept on siis selline. Kõik see kraam siia peale. Hakli ja kõik läheb siia peale. Ma tegin makarone niimoodi, aga putru kartuliputru ma pole niimoodi veel teinud. Ma ei tea, võib-olla keegi mõtleb, et võiks ka nii teha, et siis pole vaja eraldi panna. Niimoodi, noh, siuke natuke teistsugune tuleb. Aga see on Margus Mäe retsepti järgi. Näeb välja nagu selline, noh, ütleme päris mitte enam pudru moodi, aga noh, näeb.
aga mulje jääb nagu oleks mingi okei. Valgust ei ole siin näha hästi. Noh, ei tea kohe, mismoodi teile seda näidata, aga näed, kartulipuder hakklihaga ja Margus Mäe retsepti järgi. Nii. Aga näeb nüüd teistsugune välja, aga Margus Mäe retsepti järgi kartulipuder hakklihaga ja see on väga hea söök, sellega saab kõhu ilusti täis ja hakkliha ja kartulipuder koos. Muidu pantakse neid eraldi panni pealt taldrikule, aga meie tegime täna sellise retsepti järgi, ühesõnaga Margus Mäe retsepti järgi. Ja parajalt soolase ka. No nii, meil on valmis see söök. Ja mekime siis järele ka kohe. Nii. See nagu, ütleme see nagu kartulipuder hakklihaga küll, aga meenutab ühte teist putru. Muldiputru meenutab natuke, sest seal on
minu arust ka nagu liha ja midagi veel. Väga hea. Väga maitse. Keele viib alla. Ja rohkem siia panema midagi ei pea, soole ega midagi. Nii. Keerame selle kaamerat veel korra. Ma ei tea, mis operaator puudub. Tahan öelda, et täna te nägite siis kartuliputru hakklihaga valmistamist, mis pudru oli ennem juba valmis meil. Tegime seda kartulipudru jahust või pulbrist, kuidas öelda. Ja põhimõtteliselt meil ei ole valgus siin. Ma ei tea, mingi valgusvärk. Siis teed üks hetk. Nii et me tegime kaamerast natuke muudatusi. Tahtsime öelda, et see oli siis kartulipudru valmistamine koos hakklihaga. Kartulipudru siis see pulver, mis on, tegime selle paki lahti, panime selle siia sisse, kallasime siin 8 detsiliitrit ja seda vett siia algul. Siis vaatasime, et ikkagi veel paks, siis kallasime veel seda vett natuke juurde, veel oli ja nüüd viimasel hetkel, kui me enne hakkliha lisamist me vaatasime ikka kuidagi paks, kallasime veel vett juurde. Meile meeldib rohkem selline kartulipuder, mis ei ole liiga paks, aga liiga vedel, vaid siis parajalt normaalne puder, mis on siis ja kui hakkliha läks ka sisse, siis oli igati normaalne, et seda vett siia lisada ja ütleme siis niimoodi, et tänane retsept oli siis Margusmäe retsepti järgi. Seda ei ole ilmselt paljud nii teinud. Nad on teinud niimoodi, et on panni peal hakkliha ja kartulipuder eraldi ja siis pannud seda eraldi taldrikule, aga meie tegime täna natuke siukse teadlikult oma Margusmäe retsepti järgi, et oleks nagu üldine nagu mass, nagu ütleme kartulipudru hakkliha mass, mis siis näeb selline välja. Ta on natuke teistsugune jah, harjumata muidugi inimesed on harjunud, et kartulipuder ja hakkliha, eks ole, et aga muidugi igaüks teeb omamoodi ja meie tegime sedamoodi ja ega kui sa paned näiteks, sa võid teha ju igasugust asju välja mõelda, et võid panna taldrikule kartulipudru ja hakkliha ja ketšupi ja ma ei tea, mis asju veel sinna, seda me saame lisada veel sinna, eks ole. Ja võib-olla siis ütleme, kui nagu meie tahtsime teha niimoodi nagu hakkliha kartulipudruga koos, niimoodi segatult, siis on kõik üldine mass ja sa lihtsalt tõstad lihtsalt taldrikule lihtsalt. Maitse on ikka sama, see kartulipuder ja kõik on ikka norm, kõik on hästi, aga lihtsalt Margusmäe retsepti järgi nagu ütleme. Nii et see oli tänane Margusmäe retsepti järgi kartulipuder hakklihaga. Näeme järgmine kord. Tšau!